Tere, mu nimi on Igor Earthchild ja ma tegelen paaride ja inimeste nõustamisega, et parandada nende elukvaliteeti, tervendada seksuaalsust ja õppida ennast armastama. Enesearmastamine on üks selline õpetus, mida meil ei ole nagu jagatud, meil ei ole seda kunagi isegi mõtteks tutvustatud. Ja tegelikkuses väga paljud inimesed kannatavad selle puudumise all. Selleks, et ennast armastada, tuleb alustada oma kehast, tuleb saada sõbraks oma kehaga ja tuleb saada sõbraks iseendaga ja vähem ennast kritiseerida. Vähem endale ette heita, et näed, jälle sa tegid midagi valesti või miks sa nii laisk oled, sul ei tule mitte midagi välja. Et lõpetada see pidev enesekriitika ära ja aktsepteerida ennast sellisena, nagu sa oled. Ja rohkem ennast tunnustama, kiitma, laskma oma kehal puhata, toita ennast hästi ja hoolitseda oma keha eest. Selleks, et aktsepteerida ennast sellisena, nagu sa oled, sa pead aru saama, et sa oled midagi enamat kui lihtsalt keha. Ehk et sa ei piirdu ainult oma füüsilise kehaga. Sinu sees on surematu, lõputu vaim, mis on tulnud kehastunud sellesse ellu, et saada inimkogemus. Ja see inimkogemus ei piirdu ainult selle kehaga, mis on sul antud. Ja kõige parem praktika ongi hakata tajuma ennast millegi suurema, millegi enamana kui lihtsalt inimene, kui lihtsalt surelik olevus, vaid õppida kogema ja nautima seda elu kogemust. Tantra on selline põnev õpetus, mis aitab inimestel jõuda eneseni. See ei ole selline õpetus või filosoofia, mis seab sulle ette ideaalid, et võt, sa pead olema selline või näed, kuidas siin Aristoteles või mingisugune Julius Caesar midagi saavutas, et me ei sea endale tantras ette ideaale, milliseks me peame saama. Tantra pigem tunnustab sind sellisena, nagu sa oled. Ja sealt, kui sa ennast aksepteerid sellisena, nagu sa oled, tekib sul sisemine soov kasvada. Aga see ei ole enam väljaspoolt peale surutud nõudmine moraalide ja dogmade poolt, et milline sa pead olema. No see on tabu teema sellepärast, et inimesed ajavad seda segamini Kamasutraga näiteks. Nad arvavad, et see on mingisugune seksiõpik, kus on mingisugused moodsad poosid ja palju mingisugust muud vallatust. Ja seetõttu arvatakse, et tantra on selline nagu tabu. Aga tantra laiemalt on pigem selline elustiil, mis küll sisaldab seksuaalsust, aga see ei ole nagu peamine õpetuse alus, mida antud õpetus käsitleb. Mina olin ärimees, kui ma esimest korda puutusin kokku tantraga ja tegin karjääri ja olin väga materialistlikus elulaadis. Aga kui ma kuulsin sellest õpetusest ja hakkasin seda nagu lähemalt uurima, tekkis mul tohutu huvi selle teaduse vastu ja ma tahtsin kohe õppida ja teada saada rohkem. Ja mulle tuli suureks üllatuseks, et ma siiamaani, ma olin siis 30-aastane, et ma ei olnud sellest tolle hetkeni mitte midagi kuulnud. Et see oli minu jaoks põnev avastus. Ja siis ma hakkasin rohkem otsima neid tantraõpetajaid oma ellu
ja uurima lähemalt ja hakkasin tegema sellest dokumentaalfilmi ja kohtusin tänu sellele väga paljude suurõpetajatega üle maailma. Tantra on õpetanud mulle eneseteadlikkust. See on õpetanud, andnud mulle võimaluse olla rohkem hetkes, kogema elu nagu täiel rinnal ja olema elus. Sest enamus inimesi meie ümber elavad sellist elu, nagu nad magaksid sügavas unes, nad oleks nagu koomas. Ja see tantra äratas mind üles ja ma hakkasin täiel rinnal elama. Ja ma elan siiamaani ja minu elu on nii rikas ja huvitav, et ma võin öelda, et kui ma nüüd homne päev peaksin, kui see on täna minu viimane päev, kui ma täna õhtul magama lähen ja hommikul enam üles ei ärka, siis ma olen ikkagi väga õnnelik mees ja mul ei ole mitte midagi kahetseda. Minu elu mõte on kogeda elu. Kogeda elu kõigis variatsioonides ja saada võimalikult rikas kogemus emotsionaalselt, mentaalselt, füüsiliselt, aistingute poolest, näha seda maailma, õppida tundma oma keha, õppida tundma teiste kehasid, õppida tundma inimese psühholoogiat, inimloomust ja saada sellest nagu maksimaalne kogemus sellest elust. Kui minu juurde inimesed tulevad õppima tantra kohta, siis peamiselt ikkagi inimesi huvitab seksuaalsus, kuidas parandada oma seksuaalsust, kuidas olla parem armastaja, kuidas nautida rohkem seksi. Aga lisaks sellele ma õpetan inimestele tegelikult mediteerimist, kohalolu ja kokkuvõttes kogu see õpetus on suunatud tegelikult ärkamisele. Et minu eesmärk on tuua inimesi lähemale ärkamisele, et nad ärkaks igapäevases elus, oma rutiinis hakkaksid nägema, mis nende ümber toimub ja et toimuks ka selline sügavam vaimne ärkamine, et nad saaksid teadlikuks sellest olendist, kes nad tegelikult on, mis on palju enamad kui lihtsalt inimene. Kui ma soovitan inimesele, kes ei ole kunagi tantraga kokku puutunud, siis minul üks hea soovitus on, mul on selle kohta ka oma nimetus antud, on kehalolu. Ehk kohalolu läbi kehalise kogemuse. Meie keha, erinevalt meie meelest ja mõistusest, on kogu aeg praeguses hetkes. See ei ole kunagi tulevikus ega minevikus. Ja see on meie meel jällegi, meie mõistus on kogu aeg kas oma minevikus või tulevikus. Aga nii minevik kui tulevik on illusioon. See ei ole antud hetkel reaalne ega päris. Ja nüüd, et saada päris kogemust elust, on kõige kasulikum tulla oma kehasse. Tunnetada oma kehaga praegust hetke, seda praegust kogemust, kuidas tuul su nahka puudutab, kuidas see lõhn tungib sinu kehasse, kuidas sa hingad sisse õhku, hingad nagu hing, eks ole. Et tajud, mis tunded sinu kehases on, mis protsessis su kehas toimuvad. Ja kui sa pidevalt tuletad endale meelde, et tulla kehasse ja kogeda kohalolu läbi kehalise kogemuse, õpid sa rohkem tajuma reaalsust enda ümber ja olema rohkem hetkes ja olema ka rohkem ärkvel. Ja kui sa tahad õppida selliseid praktikaid, siis hea on alustada näiteks festivalist. Sest festival on selline hea ja mugav koht, kus tulevad kokku inimesed, et saada nii-öelda maitse suhu või saada oma esimene kogemus nendest meditatsioonidest, nendest harjutustest, nendest teadmistest,
koos teiste inimestega ja sealsamas ka neid erinevaid praktikaid läbi harjutada. Ja see on ka hea koht, kus valida endale näiteks õpetaja, kellega seda teekonda jätkata, kelle juurde pöörduda hiljem näiteks koolitusele või leida omale terapeut, kelle juurde tulla seansile, et saada juba rohkem abi ja minna nagu selle protsessiga sügavamale, et hakata ennast, oma keha, oma meelt äratama sellest koomast. Ja loomulikult on festivalil ka alati palju teisi selliseid inimesi. See on hea koht, kus leida omale näiteks kaaslane, kas või kogu eluks, kes näiteks ei joo, ei suitseta, ei tarbi muid aineid, vaid on juba nagu oma keha puhastamisega tegelenud ja liigub samamoodi selle vaimse arengu teekonnal. Et see on väga ilus koht, kus leida sarnaselt mõtlevaid inimesi, et üheskoos kasvada. Alati inimesed ei ole valmis selliseks vaimseks arenguks ja tänapäeva ühiskonnas on prioriteediks ikkagi raha tegemine, karjäär, pere loomine, kodu ja loomulikult ilus auto. Ja ma kutsun üles inimesi, kui ennem ei teki seda tungi, et hakata sügavamalt mõtisklema selle üle, et miks ma siia üldse sündinud olen, kas selleks, et käia tööl ja muretseda endale uus automark. Kui ennem ei tule selle vastu huvi, siis vähemasti siis, kui sa oled kõik juba selle saavutanud. Ja tihtipeale tulevadki meie festivalidele ja koolitustele küpsed inimesed, kellel on juba need maised hüved ja varad. Neil on autod, neil on majad, neil on mitu peret olnud juba ja lapsedki üles kasvatatud. Ja ikka nad tunnevad, et midagi on nagu elust puudu. Et milleks ma siin olen, kui kaua ma neid automarke vahetan, siis see on see koht, kus sa võid proovida tantrat. Sa võid proovida just midagi, mis ei ole käega katsutav, aga mis pakub sulle rahuldust ja õnnetunnet. Et korraga sa leiad palju sügavama tähenduse oma elule, leiad oma eesmärgi ja võib-olla muudad ka kurssi oma elus ja hakkad tegema midagi sellist, mis on sulle omane, kasulik ja mis aitab sul võib-olla kasvada selles elus juba sellisele tasemele, kus sa võid teha läbi sellise arenguhüppe kogu oma evolutsiooniredelil. Me oleme aastad teinud tantrafestivale ja isegi kui inimesed arvavad, et oi, no see on siuke koht, kus käib üks mingisugune seksipidu, siis nende aastatega oleksid kindlasti sellised peod juba päevavalgele tulnud ja me oleksime nende kohta juba siin ajakirjades ja saadetes kuulnud ja näinud. Aga seda ei ole, sest et inimesed tulevad sinna ikkagi tegelema endaga, enese arenguga ja tulevad ka tähistama elu. Ja tähistada võib elu üksinda, kahekesi, kolmekesi, neljakesi, viiekesi, selles ei ole vahet. Sa võid tulla paarilisega, võid tulla täiesti üksinda, võid tulla oma kambaga, et julgem oleks olla, võid tulla koos sõbrannaga. Et see kogemus on igale ühele individuaalne, aga alati on tore seda kellegiga jagada. Et vaata, me oleme ikkagi sotsiaalsed olevused ja me tahame alati kellegiga jagada oma kogemusi ja rääkida ja võib-olla nagu avada ennast. Et kindlasti on tore, kui on sellised peegeldused kõrval. Aga kui sa tuled täiesti üksi, siis ma usun, et juba esimesel või teisel päeval leiad sa sealt koha pealt endale mõttekaaslasi, kellega neid kogemusi koos kogeda. Ja tantrafestivalil me tegeleme me läbime sellise protsessi,
kus me juhatame teid sisse rännakule ja see rännak kestab kokku 4 päeva. Me alustame kergemate praktikatega ja järjest enam me toome armastuse energiat, äratame inimestes üles, et meie südamed saaksid avaneda. Ja kui kogu selle inimgrupi südamed on avanenud, tekib meeletu selline piiritu tingimusteta armastusruum. Ja selle sees olles inimesed tajuvad, et nad on hoitud, et nad oleksid nagu oma perega koos, et elu läheb kergemaks ja selline armastus elu vastu on see tunne, mis inimestes tekib. Ja seda tunnet me kasvatame ja õpetame inimestel seda hoidma ja säilitama, et ka igapäevaelus, kui sa tunned raskust või kaotad elu mõtte, siis sa saad selle tunde juurde tagasi tulla ja hingata ennast sellesse hetke ja taaskord lõdvestuda sellesse armastuse tundesse, mida sa tantrifestivalil koged. See on parim rahi. Armastuse tunne on see, mis meid tervendab, soojendab, rõõmustab ja hoiab. Meil tuleb seal väga sügavaid hingamise praktikaid. Meil tulevad töötoad, kus me naised räägivad meestele enda sisemaailmast ja mehed räägivad naistele, mis neid elus nagu liigutab. Meil tuleb eraldi töötuba, kus me väestame mehi, anname meestele kasulikke näpunäiteid. Meil tuleb mitu massaažitöötuba, kus me näitame väga huvitavaid kehateraapia tehnikaid, mida te saate edaspidi oma paarilisega või enda peal kas või katsetada. Meil tulevad tantristlikud rituaalid, tuleb mitu loengut tantrafilosoofiast sügavamalt, kus räägitakse nendest jumalustest ja energiatest, mis meie maailma juhivad ja kuidas nendega koos toimida. Õhtuti on meil tantsud, ekstaatilise tantsupeod, meil on kohapeal DJ-d, kes mängivad head muusikat, et me saaksime pidutseda, tantsida, käia saunas, süüa mõnusat vegan toitu ja tutvuda ilusate inimestega ning nautida üheskoos seda ilusat Eesti suve. Nii et ootan sind tantrifestivalile sellel aastal 2021, 19–22 august Liipa talus. Ja kui sa tahad rohkem teada festivali kohta, leiad selle info kodulehelt tantrafest.ee. Kohtumiseni!